Koristusvajaduse määratlemine sõltub puhtuse nõuetest ning mis liiki koristamisega on tegemist, kas hoolduskoristuse või suurpuhastusega. Oluline on määratleda kõik pinnad ning nendel olev mustus. Kõik pinnad vajavad mingil ajal puhastamist. Erinevaid pindasid aga puhastatakse erineval sagedusel ning tööd võivad olla jaotatud hoolduskoristuse ja suurpuhastuse raames tehtavateks töödeks. Hoolduskoristus on kindlate ajavahemike järel toimuv koristamine, millega tagatakse igapäevane soovitud puhtus. Oluline on märgata hoolduskoristuse käigus kõiki puhastamist vajavaid pindasid ning määratleda neile vajaduspõhine puhastamise sagedus. Teatud töid tehakse igal koristuskorral, kuid teisi harvem, näiteks kord nädalas või kord kuus, vastavalt sellele, millise ajaga mustus pindadele tekib. Harvemini tehtavad tööd on hoolduskoristuse tavapärane osa. Hästi määratletud koristussagedus aitab hoida koristuse kvaliteeti. Suurpuhastus on harvemini ja põhjalikult tehtav ühekordne koristus, kui hoolduskoristusega ei ole võimalik saavutada soovitud puhtusastet. Suurpuhastus võib olla puhastusteenindaja töö, kuid võib olla ka eraldi tellitav teenus. Olles ära kaardistanud ruumis olevad pinnad ja nendel oleva mustuse, siis selle põhjal määratletakse, mida tehakse hoolduskoristuses igal koristuskorral, mida teatud sagedustel ning mis kuulub eraldi suurpuhastuse hulka. Näiteks näpujäljed laual puhastatakse igal koristuskorral, kõrgel tasapinnal olev tolm eemaldatakse näiteks kord kuus. Põrandate süvapuhastus on hoopis suurpuhastus, mida tehakse näiteks 2 korda aastas. Arvestades mustust ja soovitud puhtusastet määratletakse, mida antud koristuskorral puhastada. Hoolduskoristuse hulka kuuluvad ka harvemini tehtavad tööd. Oluline on teha vahet hoolduskoristusel ja suurpuhastusel.